ei ole just väga mugav filmida, aga mingi avarii teisel pool. Sealt tossu tuleb ja põleb midagi ja seal on midagi päris hullu Tšehhis. Ma ise ka aja hädas, et saaks järgmisse parklasse, korraga navi näitas, et tee on umbes, et avarii, aga tegelikult on teise poole peal. Aga selline hull teema siin, ei saagi aru, mis siin põleb praegu. Aga midagi siin põleb. Et siin on jah. On mingi sõiduauto kraavi pand, oli ülirimaas ja põles. Vatter sain seisma, aga vaadake nüüd, kuidas ma parkisin siin ühele vennale. See on praegu igatahes nii kinni, et on. See on sõiduautode koht. Siin ees on mingid pakibussid risti. Minu ees on, et niimoodi seisab auto. Kui see praegu välja tahab minna, ega ma ei teagi, kas ta saab välja, sellepärast, et tal seal eemal seisab ka üks veokas. Ta ei pööra välja, kui ta järsult pöörab sellel pakibussil nina maha, aga tolle kõrval on seal järgmine. Nii et ma ei tea, mul sai 9.59 ja kuskil minna enam ei ole, et täitsa pekkis. Vaata, täna pikalt ei lobis, aga sealpool on siis Austria. Et niimoodi tulin, et vaadake, ilus vaade siin. Kui mägedest kõvasti vett tuleb, siis seal on kõik täis. Tekib hingelt kildu, vesi veab kaasa. Siin sealpool on näete kopki seal sees. Kraabivad seda ilusat kildu kokku. Et niisugune vahva vaade meil. Ja muidugi ma ei tea, Austrias oli jälle püha olnud esmaspäeval. Siis igal pool on need autod kogunenud, liiklus on jumala umbes. Ja vaadake, siin näete parklat ka nüüd. Eile õhtul seisin, seal oli ka niimoodi, et ma olin parklas. No rekkad olid just nagu silgud pütis, täiega pekkis. Siin ka niimoodi, et ma jäin ka teistele vastu seisma, et minu auto on siin. Aga ma olin nii palju viisaks, ma läksin, küsisin mehed, kes ei maganud veel, et kes mis kell läheb, et ma neile nagu ette ei jääks. Sest algul seisin selle koha peal, kus see Tšehh seisab. No, Tšehh tuli, pani vaatasid, mahub siia vahele, pani moltsi seisma, ta üldse ei mõtlenud, mis kell keegi ära läheb. Et nad ei pööra sealt välja. Et võib jamaks minna. Et mõni osavam juht võib-olla pöörab ka, aga üldiselt on jama. Nii et selles mõttes siin peab siukseid asju ilusti. Sest mul oli ka niimoodi, ma algul seisin seal, aga üks autotreila on ja too on nii palju kuradi pikk. Too ei oleks, ega ei pööra välja, et see autotreila läheb öösel kell 4 minema ära ja see pani praegu siia seisma, et too jääb ette. Niimoodi, et ma ei kujuta eriti ette, sest mina käisin küsimas, et eks ta siis öösel liigutagu kuskile poole. Tahaks näha seda pulli. Et võt niimoodi on see asi. Ka siin ilusti, et ma stikki viitsin võtta, aga siin ilusal taustal teie jaoks lühemates klippidest, eks ma siin homme või kuidagi teen pikemalt ka, teen väikese poliitikanurga, ütleme niimoodi, ei ole ammu kiruda saanud kedagi, et kiruks. Ja ma katsun niimoodi teha, kui ma pärast kuidagi kuskil pool lobisen, et siis ma teen mingisuguse kava ka ette, mida ma räägin. Et siis on vähe loogilisem, et võib-olla seda sõitu nii palju ei võtagi. Või kui sõidu võtan, siis selle võtangi niimoodi taustana ja et ise ennast pärast võib-olla kuskil istun, võtan kaameraga, nii et eks seda saab näha. Nii et vahet ei ole, las ta praegu niimoodi jääb. Et näete, hommik siin, kuidas on niisugused võrgud ette pandud, et kivad ei kukuks siia ja puha ja näete, mul autuk seisab siin, parkla on tühjaks läinud. Ilus tore hommik, päike tõuseb. Aga mis niisuguse parkla juures kehva värk on? Tuled hommikul üles, tahaks päeva kirja panna, sitale minna.
oh kui sa lähed, siin ei ole peldikuid. Et eks ma pean ka harjumuse kohaselt, et hommikul päev kohe kirja panna, et nüüd tuleb sõita, kuni esimene suurem tankla tuleb, et siis minna teha väike tualetikülastusega. Et seda siis elukene käib. Niimoodi katuse all läheks maha võtma, see on hea, vähemalt on varjus. Muidu praegu väljas 34 kraadi kuuma, see on ikka täitsa pekkis. On ikka ägedaid firma nimesid küll, vaata, loed natuke valesti ja siis on Anton Putsis. Aga tegelikult on Anton Putis. Aga ägedaid firma nimed ikka. Et võt, ta on kolmapäev. Mul siit nüüd 100 kilti veel minna, et siis ma võtan mingit metalli peale ja siis jään jälle sinna Pratosse. Ja seal võetakse maha ja siis ma olen viimane auto, kes ära tuleb, nii et ilmselt tuleb kuskil väga nõmedasse kohta nädalavahetuseks jääda. 24 tuleb vahele küll, aga ma ei usu, et ma sealt nii vara tulema saan. Et ma välja jõuaks, aga no, vaatab, kuidas see asi läheb, et eks midagi peab välja mõtlema. Aga ma lubasin, et näe, vaat siin mul on ka, näed, üldse on ka. Et Poolas parklas olin, seal parkimise eest anti. Ja täna on siin ikka jumala kuum, kohati viskas vahepeal viskas kohati kuri vaime 37 näitas vahepeal. Seal üks koht oli ka siuke äge parkla, aga siis vaatasin küll, et natuke kaugel, et ma ei viitsi hommikul nii palju sõita, et ma kella pealt ei pea minema, aga ühest küljest tahaks nagu varem õhtale saada. Sealt terminalist, no mine tea, võib-olla teen videot, võib-olla homme teen sealt kohast, kui mul metall peale on, siis natukene sõidame ka teiega. Sest seal ma olen käinud, seal on siuke ka väga siuke väike külade vahel ja siuke mägede küngaste vahel, orgu vahel ja äkki ma sealt teen ka mingi natuke sõiduvideot, et seekord on see video natukene teistmoodi tulnud. Nagu nägite video alguses oli see, kuidas Tallinnas laadimine, see panin kiirega käima muusika taustaga, et siis näete, kuidas reis hakkas ja puha ja vägev. Aga ma võtan lonksu õlut. Aga ma tahtsin siin, lubasin, et on poliitikanurk ja vaata olgugi siis nüüd poliitikanurk siin siuke ilusad lauatagused ja täna, mis mul siis uudiseid natuke silma jäi, ma sain aru, need kuradi pedelipu lahtirullijad värgid, neil Viljandis luba ei antud, eks ju, lastekaitsepäeval mingit siukest topakat üritust teha. Siis nüüd just nagu lähevad kohtusse kaebama. Oota, äkki keegi teist seletab lahti, mida nad seal kohtus kaebavad siis. Seda, et neile, ütleme, miitinguks või ma ei tea, mille jaoks, et neil luba ei antud. Oota, et luba ei antud, siis lähen kaeban kohtusse või? Et see tähendab seda, et peab luba saama. Mis ma nüüd korjan siin, ütleme, amatöörid kokku ja siis lähme, no vahet ei ole, amatöörid või rekkamehed kogume kokku ja siis lähme, et tahame ka kuskil mingid jopakad miitingut teha siukse koha peal, kus see näiteks ei ole sünnis. Ütleme, et ja võtamegi niimoodi, et näiteks nagu autojuhid, et autojuhtide kokkutulek, näidis kokkutulek, et kus on mingi hull pummelung ja värk on ja seda lähme siis pidama kuskile lastehaigla õue peale näiteks. Et lähme, mitte me ei lähe, aga küsime luba, et me tahame seal korraldada. Ja siis meile loomulikult sellist luba ei anta. Ja mis me siis läheme kaebame kohtusse või, et kurat võtaks meile ei antud luba. Ja ma mõtlen, et see asi on ikka nii hulluks läinud. Ma hakkasin nagu seda pidi mõtlema, et hoopis, et huvitav. Need, kes seal tahavad seda oma libu lahti rullida ja värki või üldse kõik need vikerkaari omad ja kes alati igal pool vehivad oma plakatitega, värkidega. Ma hakkasin tegelikult niimoodi mõtlema, et huvitav, kui paljud neist tegelikult on lesbid, peded, ma ei tea, geid või kuidas neid nimetatakse, et kui paljud neist tegelikult on. Või on need, kes ongi sedasi palgatud
kuradi mingid entusiastid, kes saavad lihtsalt pappi ja teevad lollust ja neil on jumala pohhu ja teevad seda raha eest. Mul on millegipärast sügav kahtlus, sest neist reaalselt võib-olla mõni üksik ongi, aga et nad ei ole tegelikult seda. Lihtsalt teevadki sellepärast, et õhutada ja provotseerida ja kõike sihukest asja. No ma ei tea, täielik nonsense, mis toimub, et ma ütlen, see riik on meil, vabandage väljendust, see riik on meil nii putsis ja nüüd mõni ütleb, mida sa ropendad, võtta ropendangi, sest mitte midagi ei ole siin selle asja juures öelda. Nüüd tulevad mingid kindlasti oma koertega siia, neil on vaja tulla vaatama, kuidas mina videot teen, aga mul on selles mõttes pohhu. Ja teine asi, mis on, et siin on nüüd jutud käinud, et meil kuidagi mingid just nagu OÜ-tamine käib seal riigis vingelt, et kuhu kohta seal anti 400 miljonit või palju raha mingi kaitsekuludeks mingisugusele kuradi OÜ-le, eks ju, kus ei ole ühtegi töölist, riiulifirma. Ja siis oli seal mingi teine näide oli, et veel mingisugune, seal oli muidugi 2 töölist miinimumpalgaga ja nüüd on just nagu firmast on raha kõik juba välja kantud ära kuskile poole. Kellegi mingit toodangut ei ole, keegi mitte midagi ei tee, on ju, raha läheb. Ja ma siin mõtlen vaikselt, siin on mingi värk on räägitud, et jaa, see on reformi toiduahela täitmiseks on see raha ja seda varastatakse lihtsalt niimoodi välja. Ja ma ütlen ka, et jaa, nii ongi. Sest täna ma kuskil midagi lugesin, seal öeldi niimoodi, et jaa, et need kõik reformierakondlased, need suured kuradi sõjaõhutajad ja värgid, et siin valimised tulekul tahavadki enne nagu sõda organiseerida meile siia, et siis on nagu huin ja jutu loogikal on mõte sees. Et siis ongi hea, siis on raha välja kanditud, siis enam ei haara ükski ussiga püssirohu, kus mida on, rahad on välja kanditud, ise tõmbavad siit udu ja elavad ilusti ja naeravad, mõtlevad, et te teete lollid küll kuradi kaasmaalased, jopakad on ju. Aga mis selle valimiste juurde veel puudutab, siis ma ise kusjuures enne, kui ma seda artiklit nägin, kuskil pool, äkki oli uues uudistesse, aga enne seda mul tuli endal kuidagi, ma ei mäleta, kas see oli täna hommikul või eile õhtul, mul tuli siuke mõte järsku, et vaada, ukrainlastel praegu läheb seal sõjas päris hästi ja saavad kõvasti särru teha, asjad on muidugi pingelised ja värgid, aga ütleme, läheb neil päris eduliselt, et paistabki, et kisub sinna poole, et võib-olla lõpetavadki selle sõja ära siin sügiseks, et saab otsad kokku tõmmata vaikselt. Et no, nüüd ärge saage minust aru, ma ei ole sõjaõhutaja ja midagi, ma ei poolda seda sõda absoluutselt. Aga ma vajusin siuksesse, mõtlesin, kurat küll, et kui nüüd ukrainlastel nii hästi läheb, et oleks nad ainult, et enne ära ei lõpeta. Et jumala eest seda sõda enne ära ei lõpeta, kui meil Eestis on valimised läbi järgmise aasta märtsikuus on ju. Et katsuksid nad nii kaua seda asja venitada, et vähemalt ametlikult ei kuulutada, et sõda on lõppenud ja värk ja et seda ei oleks. Sellepärast, et te kujutage ette, mida meie propaganda teeb, mida meie ajakirjandus teeb, kui näiteks ukrainlased peaksid siin võitma, tegema, nüpeldama kõik ära ja ongi aasta lõpuks on sõda läbi või hiljemalt jaanuariks on ju ja meil on valimised tulekul. Siis kõik need igas sahknad ja värgid ja kes need kõik on, need ilmsad sõjaõhutajad meil siin ütleme niimoodi, kuidas siis hakkab meedia neid kiitma, et näed, see on tänu neile ja siis me hakkame saama seda hommikust õhtuni söögi alla ja söögi peale, et see on ainult tänu neile ja vot siin tehti faktikontroll, see on tänu sellele, et Eesti valitsus tegi sellise otsuse, valitsus olid siis see ja Kaja Kallas ja kõik ja värgid ja siis tuleb meil valimised ja siis meie oinad kõik lähevad ja valivad jälle järjekordselt Reformierakonda ja plaksutame käsi, ütleme, oi, me oleme nii häpid. Et ma ütlen, et mul on sisetunne siuke, ma nii kardan siukest asja, sest ma ei tea, kas ma niimoodi võin öelda või, aga ütleme niimoodi, et ma siis ütlen hüpoteetiliselt. Kui siin asjad niimoodi edasi lähevad nagu praegu ja kui meil tehakse järjekordselt seda lollakat e-valimist, sellisel kujul, nagu ta praegu on,
ilma ühegi siukese update'ita, et kuidas ongi kõik asjad võimalik kontrollida ja värk, ilma selleta tehakse, siis mina ütlen ausalt, kui see tuleb jälle siukene loogikavastane tulemus, mina võtan kirve päe ja hakkan kinkima neid kirvemütse, võtan kanna terviseks, ma ütlen, ta täiega ajab kettasse. Nii et ma sellekohalt loodan, et see video niimoodi umber jälle pikk ei saa, et osadele meeldib vaadata, et pikk on, osadele ei meeldi, samal ajal väga lühidalt ei taha ka teha, ma ei oskagi lühikeselt teha. Mulle meeldib niimoodi, et on tegelikult, endal mulle meeldib ka vaadata, mulle meeldib vaadata siukseid lühikesi videosid, okei, kui on mingi väga lööv asi ja naljakas või midagi, et ongi okei, vaatasid ära 5 minutit, 10 minutit. Aga üldjuhul mulle meeldib niimoodi, et elad asjale sisse ja siis vaatad ja siis on nagu, sa oled asja sees, eks. Ja muidugi, ma tahan öelda teile, ärge kuri vaimne, mis viga on ja pöidla panemistega on nõrgaks jäänud, on ju, haipimisega on nõrgaks jäänud, no mis siis on, et see on nii keeruline, see ei maksa ju mitte midagi. See on see näpuliigutus on ju, plõks panna ja haipimist ka, tehke ikka haipimist, siis on onu Kalle happy, tead. Aga ma siin, seekord tuli, ma siin alguse poole, mul oli vist ka, et kuidas ma seal parklas seisin ja õune kitsas, kurat Tšehhis parklas oli. 4. parklas sain, seal panin ka kuidagi sõiduauto koha peal, seal ka rekkad niimoodi täis, et parkla oli sisuliselt niimoodi täis nagu silgud pötis. Ma ise mõtlesin, ma ei kujuta ette, kus siit välja saadakse. Et see oli jama ja kurat, see oli 4. parkla ja ma ei tahtnud 10. päeva teha, aga lõpus mul oligi 10. päev. Tuli, et oligi 9.59 täpselt, kui ma selle auto sinna kuidagi seisma sain. Teadmata seda, kuidas ma pärast hommikul sealt välja saan. Aga mõtlesin, no vahet ei ole, kiiret ei ole, küll vaikselt ära ujuvad kõik, aga mõtlesin, nõme on see, kui keegi teine tahab minna umbes, et ma peaks liigutama, aga need, kes ees olid, need saavad niikuinii sõita, tagurpidi keegi taha välja ka ei saanud minna, see kitsas oli, aga ma ütlen täiega ulme. See on selles mõttes on ikka nõme küll. Et kõike neid puhkeaegasid ja värke nõutakse. Ja kurat, kas siis on nii raske ja keeruline neid parkimiskohti teha. Ma ei ütle, parklaid on, aga need parklaid on väiksed, sest autosi on tegelikult palju. Autosi on vingelt palju. Ja tehke või tina ei ole midagi teha, ega need autosi tuleb põhimõtteliselt juurde. Ja kõik peavad ju saama kuskil oma pausikese ära teha. Trahvima on kõik jumala mihklid. Aga parklaid ehitada, kurat, tehakse suur parkla mingi, teevad 100 parkimiskohta mingisuguse suure rahvusvahelise trassi äärde parklasse 100 kohta, mõtlevad, et on okei. Ei ole okei. Oleks vaja mingi vähemalt 200 kohta. Vähemalt 200. Ja peaks olema mingi, teevad siin igast oma Euroliidu nõudeid ja värked ja ongi niimoodi Euroliidu nõue, et okei, lepime selle kokku, palju see on, 25 või 40 kilti, et iga 40 kildi tagant, siin autoga ütleme pool tundi sõitu, et iga 40 kildi tagant peab olema parkla. Keegi ütleb, see peab tankla olema, olgu parkla, põldusid on, näiteks nagu Poolaski läbi, see põldusi värke seal on, no kurat, võtaks, tehke sinna. Saksamaal samamoodi, Austrias samamoodi, tõukate oma künka vähekene, kurat, lapikumaks ja ongi kõik. No muidugi Austrias väga selles mõttes nuriseda ei saa, et neil on siuke õune kuppelmaastik ja värk, aga ütleme niimoodi, et parklad on ikka tegelikkuses kaunis suured on. No vähemalt selle trassi peal, kus ma sõitnud on. Et seal on, mõned on väiksed, aga on üldjuhul on ikka siuksed väga suuri ka. Aga no, nende parklatega siin Itaalias ka, no kõik need on nii kitsaks aetud need autode vahed, et kuidagi keerata sinna. Aga noh, jah, sõitsin täna siin ilusas kohas, aga mõtlesin, kurat, ma ei pane, et see läheb nii pikaks videos, ma ei taha, et selle ära kustutada ja ongi niimoodi jama. Aga vaat kui hea, see on külm õlu, see on külm kapis olnud. Aga kurat, antakse auto üür ja parklas õlut, on see õlle, see on 7-kraadine. Ma ei mäleta, kuna ma viimast 7-kraadist õlut ei. Praegu võtab silmast vee välja kohe. Ja ei tea, homme ei võta jalgu allagi, on selle pooleliitrise õlle ära ja siis ei võta homme jalgu allagi hommikul. Aga jah, mul see Pratos, kus ma eelmine kord videos oli, kus ma poes käisin ja puha,
seekord oli mul logistik helistus, et rampa ees käia ei lubata. Selles mõttes, kui auto rampa ees on, et paned käima, et vaata palama ja värki. Et võib alt ära võtta, ma ei tea, kas ma homme küsin veel üle ka, et kas mul võetakse kõik maha või värki ja et kui midagi muud ei tule peale, et siis ma nagu eest otsast peale ei lasegi metalli panema hakata, et muidu kurat korjavad tagant otsast ära. Praegu öeldi, et 13 tonni tuleb, siis on hea, saaks kuskilt veosillast alates või käppadest alates hakata laadima. Et muidu on niimoodi, tõstavad tagant otsast ära, siis on esiots kukub maha või siis on niimoodi, et nii kaua seisan rampa ees, kuni tõmbavad kõik maha ja siis sõidan rampalt ära, seal on sedasi kõrval niisugune parkla ka, et nende territooriumi peal, kus on just nagu sedasi puude all väheke vilutamas, et on selles mõttes päris okei, et ega tulebki minna, sest seal rampas niimoodi on nii kitsuti, et vaevalt mahud ukse lahti tegema, välja tulla. Kui teine auto kõrval on ja kui vaata palav ka on, päike sinna peale paistab ja siis on päris pekkis, et päev otsa ütleme selle peal, mis katuse peal see kont nagu on, see akut küpsetab ära ja ta ei jõua ära ka jahutada lõppude lõpuks, et ta on jama, et praegu sõiduajal on küll hea, et sellepärast sõitsingi ära, oleks võinud varem ka seisma jääda, et aga mõtlesin väljas nii palav, et pigem sõidan. Et siis on niimoodi, et selle kuumaga ajal, et kont töötab, et nüüd on juba niimoodi, et mul on ka auto seal niimoodi seisab, üks suur puu on, et tolle vari tuleb nagu peale, et ma arvan õhtupoole magama minna, et siis on okei, et praegu kell, mis on siin kell on kohalik aeg, on 6:30 praegu. Et saab veel istuda jupp aega, enne kui magama saab minna. Aga võt, niimoodi on see lood. Ja ma ei oskagi praegu midagi rääkida, siis ma homme ilmselt sealt firmast ära tulen. Siis neil sõidulugu ka sinna otsa veel. Mine tea, äkki teeme veel Pratast ka midagi juurde, mine tea, mis piss pähe. Et muidugi tuleb see Jaapani ralli, nüüd seda ei kujuta ette, kuidas vaadata, see on kogu aeg öösel nagu. Aga eks saab näha. Ja praeguseks hetkeks momendiks ma lõpetan, ma loodan, heliga on okei. Teise mikri, mis fotoka külge käib, unustasin ikkagi autosse. Siis ma panen, telefon filmib seal kõrval, ma vaatan, kumma pealt parem pilt on, kuidas on, aga telefoni pealt ma hääle saan ikka võtta, hea hääle. Et telefoni mikker mul on praegu küljes. Aga praeguseks tõmban otsad kokku, joon õlut mõnuga. Võt siuke tore on, siukene Itaalia ilm siin palav ja puha. Nii palju võin ka öelda, järgmine reis, siis mul on vahelduseks on jälle oma Poola ring ja siis vist on jälle Itaalia. Midagi direktor ütles, aga mine tea, äkki muutub midagi, saab näha. Nii et praeguseks okei, vaata, mis homme saab. Niimoodi siin ma siis istusin ja väike vaade ka, teen niisuguse väikse panorami ümberringi, mismoodi parkla siit välja näeb. Vähe kohti on. Kõik see plats on nagu suur, väga juhmakalt on nagu planeering tehtud, et tegelikult niisugust maad, mida kasutada ei saa, on tegelikult palju ja nõme, aga niimoodi. Ja niisuguse rohelise võsa all ma istusin ja kõrval suur maisipõld ja nii ongi. Ja muidugi kõigi küsimus, kuidas juhid magavad, nii kui talvel. Hääl jääb peale küll praegu vast. Et kui väljas on külm, siis mootorid käivad ja praegu ka midagi teha ei ole. Ja palav on, kui päeva pealt magama ei ole midagi teha. Nii et selles mõttes on see asi nii on, et minu oma seisab siin. Mina veel ei maga, aga vaat näete, ma ütlesin teile, mul paistab ilusti puu peale, minu auto nagu varjus. Puu on ees. Seal teistel veel paistab päike peale, nii et ma veel magama ei lähe, mul aeg on. Sõida maha teisele teele. Sõida maha teisele teele. Sõida sama teele edasi. Vaat nii ongi uus päev ja
ilus tore, mul on koorem peale võetud, aga kõigepealt, mis tänasest päevast räägime, et kõigepealt sinna eilse poliitikanurga juurde veel. Täna hommikul vaatan telefonist, mulle keegi on sinna kommenteerinud, toreda kommentaari pannud, mul ka nii hea meel. Ma ei ole nagu ise sellega kursis, ma ei ole uudiseid selles mõttes nii rängelt vaadanud, aga kirjutas mul niimoodi, et vaadaku ERR-i uudiseid, et seal eile oli päev läbi kellatud sellest, kuidas von der Leyeni meeskonnaga igavene jama, et kurat küll, et nad peavad seal, kus Brüsselist Strasbourgi sõitma või kuidas või mida värki, et neil seal, nad on ju peast kõik rohelised ja muumid neil kodus ei ole, et elektriautod ja värgid. Aga nad ei saa 440 kilomeetrit elektriautoga sõidetud, peavad Luksemburgis pool tundi elektrit tankima. Ja ma ütlen niimoodi, et võtta kõige suurem rõõm on see, kui on kahju rõõm. Võtta sellepärast on see rõõm, et kui nad seal peavad nii edasi aega kulutama ja värki, ehk siis jõuab neile kohale. Elektriauto ei ole see. Jah, tal on oma koht võib-olla linnas sees sõita ja värki, et võib-olla, aga seda ka mitte meie tingimustes. See on kuskil siin lõunamaal ja värki, okei, linnas sees. Jah, ma saan sellest kuidagi veel aru, aga need lollid suruvad seal peale ja nüüd nad saavad ise aru, et see on ju jama raisk. Et oleks muidugi niimoodi, et sa lähed ja elektrit laadima, pissid sisse, okei, maksimum 10 minutit ja sul aku on 100% täis. Aga ei ole sihukest kiirlaadimist ja tõenäoliselt kui ka oleks, siis tõenäoliselt see aku ei kestaks eriti kaua, mis on üks kallimaid osasid selle auto juures. Nii et noh, andke palun andeks. Mina suure veoautoga, kui ma tangin, mul läheb umbes 15-20 minutit ja ma tangin siis peaaegu tonni. Nii et kui me mõtleme väikeste autode peale, et väikest autot tankima, 5 minutit ja sul on tangitud kõik. Sõitsid minema ja ongi kogu ooperna. Ja sõidad läbi, nagu ma oma bordiga sõidan, ma sõidan üle 1000 kilomeetri läbi. Ja pange nüüd versus elektriauto, nad ei suuda seal, ei saa sõidetud, eks 440 kilomeetrit, pool tundi, siis veel 440 kilti, veel pool tundi ja siis tuleb veel natuke sõita, et saaks samale tasemele kui mina. Ühesõnaga, selle teekonna läbimiseks ta peab ainuüksi 1,5 tundi kulutama vähemalt laadimise peale. Täielik nõdrameelsus. Nii et mingu näed sinna kukele oma värgile. Aga jah, käisin laadimas, logistika ütles, kiire ei ole. Oleks pidanud ütlema mulle, et ikka on kiire natukene. Siis ma oleks saanud niimoodi nagu, kuidas, ma oleks natuke varem tulnud. Praegu ma üldse ei tulnud, ma ei mõtlenud selle peale, seal läheb juba aega, juba palju neid metallialuseid erinevaid, kinnitamine ja värk. Sain küll kohe laadima, aga see laadima lihtsalt võttis kaua aega. Aga mis on nõme? Neil hakkab lõuna ja perse sa ei saa väravast välja. Ma panen siia kohe klipi siia vahele. Ma seal väravas tegin siis, kui mul oli jumala juhe jooksis kokku, mis mõttes välja ei saa. Vaatame klipi ära. Niimoodi, ma läbi nagu Läti raha ära higistanud värki, et saaks viimase tõmbe teha. Et võtsin peale siin, saaks tõmbe teha. Ja kujutage ette, kui kõva karm teema on. Siis kui lõuna on, siis on niimoodi väravad kinni. Vend istub putkas, ütles, ta ei saa enne lahti teha, võt nüüd ma ootan nii kaua, kui neil lõuna läbi on, siis ma saan välja. Ja võt niimoodi, vabandage väljenduse eest, võt niimoodi nussitakse autojuhtide tööaega. See on ikka, ma saan aru, sisse ei lase. Aga see, et sa ei saa välja ka enam, see on ikka puhta pekkis, ma ütlen. Ma niimoodi klipp vaadatud ja nägite, ma üle liigile värki, ma tahaks juba ruttu sinna Pratosse saada, et saaks duši alla minna ja oleks nagu hea, see duš on igavene rõve. Ma mõtlen, kas ma sealt duši alt teile videot teen või ei tee, see on igavene rõve, aga on parem kui mitte midagi, ütleme niimoodi. Aga ma olen praegu nii ära higistanud, kõik kleepub igalt poolt, et jube nõme. Eile oli palav,
aga see, kus ma magasin, seal oli nagu Vahemeri ka lähedal, seal õhk oli selles mõttes hea. Täna on praegu ainult 28, nii et pea 10 kraadi vähem. Äikesepilved olid üleval, aga veel midagi sadama ei hakanud. Et tõenäoliselt võib-olla viskab ka midagi vähekene pärast. Vaadake, kui pime. Nüüd hakkame põrgusse sõitma. Sõidame põrgusse praegu. Niimoodi. Ja, aga tea, mul läheb pikemaks seal, et ma saan sealt alles homme õhtul võib-olla kella 10 minema või kuskil nii, et ma tõenäoliselt jään kuskile Austriasse lukku. Aga ütleme niimoodi, et sinna Austriasse jään lukku, aga ma peangi vaatama, et kaugele ma nagu reaalselt jõuaksin. Sest muidu on siuke loll teema, et jään kuskile siukesse parklasse seisma, mis on lageda peal. Ja kui ilm on liiga palav, siis seal praadida seal autos on nõme. Griffenis ma tean, seal on autoofi moodi asi, aga seal on nagu selles mõttes päris okei, et puude all nagu seisad. Ja mõni parkla on tee ääres ka sedasi, et sa oled nagu puude all, et varjus oled. Et kui mingi siukse koha peale saab, et siis tuleb sinna jääda lihtsalt, et mitte seal laupäevast kuni pühapäeva õhtuni seal passida, et praadida ennast, et see on jama. Aga noh, saab näha. Aga võt, siin Luka on Itaalias selle kandi nimi siin. Ja siin küngaste vahel kitsad teed, aga vaatad, siin on firmas igavesti palju. Ja niimoodi see asjakene meil läheb. Eile tegin selle videod ära, siis mõtlesin, et hoian aega kokku. Et muidu mul pärast see võtab nii kaua aega, kui ma neid videosi monteerin, kokku neid klippe asju mõnen. Siis ma sain eile suure osa ära tehtud. Ja et nüüd on hea praegu, mis ma filmin ja see auto akna peal, see filmib ka. Et siis ma vaatan, kummad kaadrid on, et ma võtan siit ka need kaadrid igal 10 juhul, sest siin on päris äge kant. Niimoodi filmida. Et aga ma sain suure osa ära teha ja nüüd on samamoodi, et võib-olla nii palju on nüüd, et siin on nii äge kant, ma vaatan, video läheb muidu äkki jube pikaks, et siis kui ma rohkem ei mulise ja kaamera veel filmib, et siis ma teen äkki niimoodi, et selle sõitmise osa panen oma video kogu sinna lõppu lihtsalt panen muusika tausta ja siis on äkki nagu, et kes tahavad näha seda Itaalia värki, neil on natuke toredam, et väikse muusika taustaga ja saavad niisama jälgida seda mängu, et muidu, antenn kes täitsa vastu kohe. Et muidu on niimoodi, et on ilusad kohad, ise mõtlen, et mõttetu ja ei pane, aga mõni tahab võib-olla vaadata, aga kõik ei viitsi vaadata, siis ongi hea, et on video lõpus. Kes viitsib vaadata, see saab vaadata, mismoodi see Itaalia on. Et siis ma ei pea teda nagu kiirega käima panema, sest kiirega siis ka jälle, et mõni tahaks niimoodi täpselt rahulikult nautida, et panen sinna väikese muusika ka veel taustaks juurde, kuulsite jah, kui antenn käis vastu. Muusika vaikselt taustaks mängima, katsun siukse muusika leida, et mida panna võib ja see on hea. Aga ma ei tea, kas ma eile rääkisin, aga ma sinna Pratosse lähengi, et siis on see teema, et nad peavad kohe maha võtma, et mul lubati, et ma saan käru või auto alt ära võtta. Et ma ei peaks seal päikse käest praadima ennast, et ma saan kõrvale sinna parkida kuskile puude alla. Aga mul see metall peal ja kui nad ütlevad, et on neil kama, saavad võetud ja kes mul on ka siis kama, aga ma parema meelega niimoodi, et ma nii kaua seisaks all, kui nad kohe maha võtavad, et siis oleks hea aima, et tegelikult helistangi ära, mis mul näitab siin 60 kilti, noh, ma arvan, et umbes tunni pärast ma jõuan.
ütles, et ma helistaksin enne siis. Jah, 66 kilomeetrit näitab. Oi, kurat, teed on auklikud. Ma teen kõne ära. No kuule, ma arvan, et umbes tunni või natuke üle tunni läheb, et 66 kilti, et ma olen seal kohal. Sa küsi siis ka, et mitmendasse sellesse rampasse ma panen ja kas nad tahavad, et ma all seisan nii kaua, et võtavad kohe maha, sest minul on tegelikult kama, aga ta on eest otsast peale on täis ja äkki siis on ikkagi kehva võtta. Et ma võin muidu all seista, kui nad kohe tühjaks tõmbavad ja siis jätan tühja käsu nagu sinna ilusti valmis neile. Tavai. No ja ma pidin ka krepsud saama siin, et peal ja hakkan ära sõitma, väravad kinni neil lõuna, et ei lastagi enne välja. Ma mõtlesin, püha püss küll, et oleks seda teadnud, ma oleks varem läinud. Aga meil nagu... Ja sõidan, siin kaalu peal nüüd minna, ei ole väravad kinni, ütleb, et oota, et 13.45 siis saad, ma ütlen, et mis sa mõttes. Ja auto siis seisabki siin kaalu peal ja oledki nii pekkis värk on. Aga okei, meil täna kiiret ei ole, aga sa pane endale kirja, teinekord tead, et siuke teema, et muidu kui on kiire, pead veel kuskile midagi laadima minema, siis ikka täitsa pekkis seisab 45 minti või tund aega seal kaalu peal. Ootad, kuna välja saad, täiega nõmedi. Okei, kuule tavai. Nägid, logistika ei teadnud seda, et sealt ei saa välja, et kui paberid värgid käes on, välja ka ei saa. Siuke see, see Luka linn, mis siin on, ma ei tea, kuidas ta õieti, mina loen Luka, ta on nagu 2 C-ga keskelt, aga võib-olla ta on Lussa või ma ei tea, mis asi on. Mine sõida, ma olen hea inimene, ma lasen läbi just, jumal küll. Aga jumal ilus on, et ma kuri vaim ei saanud seal kaamerad siukeste kõige ilusamate kohtade peal seda autokaamerat käima panna ja oleks pidanud panema, sest see on ilus koht, ma olen siin korra käinud, aga unustasin hommikul käima panemata ja siis sõidu ajal ma ei saanud, ei ulatanud. Aga mingi hetk ma sain ta panna, aga siis ei ole enam seal nii ilus ja praegu me lähen, siis minu arust ma seda sama tänavat pidi, siukest alleed pidi sõita ei saa, et on seal ühesuunaline, et ma olen teist tänavat pidi välja, aga iseenesest on see äge linn. Oi, näete, vaadake, elumajad ja siis on firmad ja värgid ja kõik toimetavad ja on kitsas ja kujutage ette, meil Eestis niimoodi kitsad tänavad on, et seal lubatakse siis rekkaga sõita. Võta näpust, võta nokust, ei luba sul keegi seal sõita. Täiega pekkis on meil Eestis, täitsa lolli maja, ma ütleks. Aga siin näete, vaadake, rekkad tulevad, värgid ja kui vaatate, kui kitsad tänavad on, ei ole probleemi. Keegi ei märatse. No vaadake, kus on siin jalgrattateed, kus on kõnniteed, ei ole. Me ei saa rääkida, et mingid nõuded ei tohi ja nüüd paneme tänava kinni, et saaks jalgratastega sõita. Ei ole siukest asja. Aga ütleme niimoodi, et see, mis meil tehakse, see ongi siuke odav siuke PRC üritus lihtsalt, et kõik asju keelata just nagu me oleme jube rohelised ja värgid, võtavad siuksed seaduse vastu lihtsalt, et siis eputad, et näed, kui tublid ja värgid on, ise pärast sõidavad autodega ja siis fuckivad, et kurat küll ei oleks pidanud tegema, aga ei saa, muidu ei saa valimistel ääri. Nii et kullalambad, kellel teil muumid kodus ei ole, ärge jälgige seda, kui et mingid tuleb, räägib, näeme, tegime siia selle kõnnitee ja tolle ja võtsime ühe autosõidurea, võtsime ära ja nüüd me oleme tublid ja rohelised. Ärge siukseid hulle valige, sest kui te siukseid hulle valite, mida aeg edasi, seda suuremaid hulluseid on tegema hakkavad. Sõida, mees. Nüüd veid käega, tead. Kurat küll, tead, roheline tuli põleb, ei lähe kuskile, tead, unistad seal. Kõva mees, amigo, käsi püsti, tead, kohe.
aga ma halva pärast on signaali lastud. Ma lasin talle signaali, et üles ärkaks tead. Ja vahib oma suuri muhkleid seal ja rohelist tule peal üldse ei vaata tead. Oli vaja jube ette tulla sõita on ja siis jääb passima ja see ajabki mind tegelikult teinekord jumala närvi. Mõni tuleb, tõmbleb ette, jääb ette, jääd voori ära seisma, siis ta näpib seal telefoni, voori tuld ei vaata, siis tal on nagu aega küllalt, eks ju. Aga siia tulles oli siin linna vahel, mis on ringteed nagu, siis need ringteed on selles mõttes siin jumala hästi, et kui võrdled nagu Poolaga. Poolas on siuke hull värk hästi palju, et kurat küll, et kui teiselt poolt keegi on ringi peale tulemas, siis ta ei julge ringi peale minna nagu. Aga siin on niimoodi ilusti, et ring on just nagu kogu aeg autosid täis on, kõik täpselt tulevad õigel ajal, no niimoodi on, et ring täidab oma funktsiooni, teeb liikluse sujuvaks. Et muidu seda ristmikut on kehva ületada. Aga Poolast teinekord mõtled, et rahhu ja te need ringe teete, kui siin ringide peal sõita ei oska. Aga mind on teinekord, mul näiteks jube kiire olnud ja siis sõidasin mingi sõiduauto ees on ja võiks minna ringi peale, aga ei, vastu tuli juba ringi peale, nüüd ta seisab, ootab, kuni see kuskil ära läheb. Ja siis ise mõtled, oota, mis mõttes, et milleks siia siis üldse ringtee teha, kui sa nii sõidad. Et ei kujuta ette ka, kas neid koolis niimoodi õpetatakse autokoolis või mis see teema on, aga ma olen seda vinget palju seal näinud, et seal niimoodi käib. Aga jah, sinna Pratasse jõuan, siis käin kõigepealt, kui saan auto ühelt maalt seisma, siis käin duši all ära. Siis võtan ilmselt väikese matka ette. Mul nii pikalt seista on. Kurat, ma ei oska seista, kui mul ei ole õltsi. Õhtul hakkab ralli ka veel. Ma vaatangi, praegu on hea, on kuu lõpp. Vaatan ära, palju mul seda välismaa netti järgi on. Et siis, kui ma hakkan juhul vaatama, et siis ma saan näha, et kui palju ära kulub. Et kui kulub ära, ma saan siis juurde ka osta, aga põhimõtteliselt algab kohe uus kuu, et ei ole hullu, aga noh, siis saaks nagu võrrelda, kui palju netti ära kulub. Igatahes telefonist vaatad, seda Go3 sporti, see imeb vingelt netti. YouTube ei ime nii palju, aga too imeb vingelt. 300 meetri järel pööra ring teele paremale, sõida maha esimesele teele. Ma ei lähegi läbi linna olnud. Ja, ma võtsin sinna teisele poole suuna. Pööra ring teele paremale, sõida maha. Ei ole, ikka näitab. Ikka samas kohas on sinna peale. Nägite, kui osavalt ma panin ringi peale. Sealt tuli veoauto ka, aga ma ei seganud teda. Ja tulin ja oligi väga sujuv, väga okei kõik. 100 meetri järel sõida ringteele ja sõida ringteelt maha teisele teele. Näete, vaadake, jälgige mängu, õppige, kus ringi peale tuleb minna. Näete, kui sujuvalt kõik asi käib. Kõik tulevad oma rollerite värkidega õigel ajal, mina lähen läbi, panen suuna sisse, kõik saavad aru, kuhu ma lähen, saavad juba kohe uuesti peale tulla. Ei mingit probleemi. See oli praegu klassikaline ehe näide, kuidas tuleb ringide peal sõita. Nägite, jah? Vaadake, suur lennuk lendab seal, kas ta lendab või kukub alla. See tundub, see on mingi militari lennuk, igavene palju propellereid ka küljes. Vist. Transpordi lennuk. Niimoodi. Transpordi lennuk ja mingi suur. See paneb oma kuradi keena selle rolleriga või mis on see kolmerattaline väike kast taga ja nagu vahvalt kihutab siin. Siukest rollerit ma endale tegelikult tahaks, peaks kuskilt siit vaatama, huvitav palju siuke kasv maksab siukse koks jumala äge kodust endal järvakandi vahel kupatada. Mis kupatada, aga lähed aiamaale vaja midagi viia on tead, kõssa niimoodi lased, jumala äge värk on, et huvitav palju siuke maksab. Või mis siukse asja nimi on, et siis tehaks netist otsida, aga tal on niimoodi, et
ta ei istu niisama, vaata, kes mäletab, meil ka Vene ajal oli siukseid. Aga tal on seal just nagu omal väike putka ka, et ta istub seal putkas sees ja sõidab niimoodi, kui vihma sajab, märjaks ei saa. Kui keegi teab, siis võib kommentaarisse panna, mis selle asja nimi on, siis ma teaks netist ise otsida, tead, mis värk on sellega. Ja mis mul veel tuli meelde? Eelmine kord unustasin ära öelda. Ma pidin ütlema, palju ma siis seal Poolast trahvi sain. Siin keegi pakkus, et 1000 vist pakkus, aga nii palju ei olnud. Täpsemalt olles selle keelu ajal sõitmise eest 730 € oli kokku. Nii et kõik teate, enne kui keelu ajal sõidate, siis mõtlete hästi järgi, kas ikka tasub. Et see on nüüd öeldud. Ja nüüd teil on kõigil süda ale. Siis ma ütlen kohe ära ka, ma ükskord mõtlesin, et mine tea, äkki kellelgi on, siis keegi ütles, et võiks kuidagi mingid väljast, mingid sõidu ajal, mingid kaadrid tead, ma peaks panema mingi siukse kaamera. Mul siukest GoPro kaamerat mul ei ole, mul mingi odav variant oli, sellel kurat ei kesta aku ja ma ei tea, see mingi imelikus formaadis teeb ka, just nagu filmib, näed, on, kõike kätte ei saa sealt ja kuidagi moonutab ja jama on. Et ma mõtlesin, et kui keegi tahab amatöörile kinkida, äkki on kasutatud, ei pea uus olema, aga kui keegi tahab kinkida, siis saab amatöörile võib siukest kingitust teha. Amatöör on väga tänulik. Sest see, mis mul endal see odavam oli, seda ma panin tegelikult käru alla panin või kuidagi niimoodi, et tervet videot sealt alt ei tee, aga lihtsalt äge. Aga kui oleks siuke kaamera, mida saab välja panna see kuskile peegli külge või kuskile, ma ütlen, käru külge või niimoodi, et sõidu ajal näitab taha näiteks nagu peeglist näed või sedasi, aga ma ütlen, ma tõsiselt, ma ise vaadake, toetasin siin Poola majandust ja ei ole siukest ressurssi. Aga kui kellelgi on, et kes ise enam ei kasuta ja mõtleb, et amatöör on nii tore mees, et talle võiks siukse kingituse teha, siis minul on siukse kingituse üle väga hea meel. Väga hea meel. Aga kingitusi võivad kõik teha. Te saate ka YouTube'is mulle kingitusi teha. Vaadake, seal on see super aitäh, pange seda. Aga kui seda ei raatsi panna, siis saate teha mulle lihtsalt pöida ja haipida. Vaat niimoodi. Ma ei mäleta, mis videoga, mingi videoga mul on Eesti arvestuses olnud haipimisega vist kõige parem tulemus oli, kas oli tollel nädalal 24 minu koht, no top 100, et top 100 ta näitab ja mina olin 24. kohal äkki. Kõige parem tulemus. Nad on niimoodi igal videol erinev olnud, aga minu arust oli äkki 24 oli kõige parem. Aga ütlen siis valetan, ma ei mäleta ka. Vana inimese pea juba Alzheimer hakkab külge tulema. Ei mäleta kõik. Aga vaat niimoodi. Sedasi vahvasti me siin sõidame. Et kuni kiirteeni ma hoian kaamerad sees ja siis vaatan, kui mul möla otsa saab, siis ma ütlesin, et siis ma selle teate, et saate seda videot vaadata küll edasi, siis äkki ma vahele panen midagi veel, aga selle ma panen oma video lõppu, väikse muusika tausta ja siis saate lihtsalt näha, kuidas see tee siin kulges. Oi. meetri järel sõidab ringteele. Ja kui keegi tahab teada, kuidas õpilasel läheb, õpilasel seekord teine Poola ring, aga mitte see, mida mina sõitsin ja minuga sõitis, aga teine. Ja selles mõttes ongi hea, et see on sedasi, et on hoopis teises kandis, seal Gdanski juures üleval, peab leidma, et see aadress on nagu uus. Seal ma arvan, et tänaseks tal on maha pandud ja siis peab peale minema võtma. See on jälle uus aadress.
et leidma kaugel ei olnud, aga kas leiab, eile rääkisin, andsin veel juhiseid, et kuidas teinekord panna, et suurele navile õige saaks, et kuidas koordinaate panna ja täna helistanud ei ole, midagi küsinud ei ole, ju siis on kõik hästi. Sest ütlesin kohe niimoodi, et alati kurat küll, et kui on jama, vaatad, et jama ja ei saa hakkama, et siis võtad ja helistad. Muidu on jama, et ei pea ainult mulle helistama, võib helistada direktorile või logistikule, vahet ei ole. Aga et helistama peab, muidu on persse kellad, ütleme niimoodi. Aga näed, siin ma saan kiirtee peale kohe vist. Siit Lukast ma läbi ei saanudki lasta seda, pidi lasta läbi. Aga kummale poole, kus ta siit on kõik. Take the ramp to Firenze. 50 meetri järel hoia paremale. In 400 meters, use the left lane to take the E76 ramp to Firenze. Firenze, jah, okei. 400 meetri järel hoia vasakule. Kurat, ma ei saa aru, kus see on, siit ma saan. Sealt oleks saanud ka minna. Nii. Sõidad lubatust kiiremini. Use the left lane to take the E76 ramp. In 500 meters, merge onto A11 E76. Sõida sama teed mööda edasi. Nii. Nüüd teeme väikese võrdluse, mis meil need navid näitavad, et kas on ühe palju 56 ja 49. Kurat, ma tean küll, ma kardan, et ma lähen seda pidi, mis see näitab pikemalt mul praegu. Sest seal 49 pidi lähen, siis on natuke nõme. Ma ei saa sinna firmasse siis hästi sisse keerata, siis ma pean tast mööda sõitma. Järgmises ringis tagasi pöörama, et siis saab ainult ühelt poolt minna. Eks ma seda pean mõtlema. Aga võt nüüd. Aga ma arvan, ma seda kiirteed rohkem ei filmi, et mis seda kiirteed ikka filmida. Jätame veel pärastiseks ka ruumi. No ennast ma siin duši all filmima ei hakka. Et kuidas ilusti ma paljad duši all olen. Aga võt siuksed Sparta tingimused. Siuke nael on, uks ka lukku ei käi. Niimoodi, et siukses kohas peab pesemisega autojuht hakkama saama. Aga ütlen selle kohta niimoodi, et see on ikkagi parem kui mitte midagi. Teeme kontrolli, kas vett tuleb. Oi, tuleb küll. Küsimus on selles, kas sooja vett on või ei ole. Eelmine kord oli. Nii et näis. Duši all käidud ja improviseeritud pesunöör, et seal ei korralikult riidesse panna, siis pidin oma sälgi viskasin põrandale, see mis seljas oli, jalgu pidi seal peal seista. Sai pisut märjaks, ei taha kotti, mustapesu kotti panna, las kuivab ära ja kätered ka, et improviseeritud pesunöör. Selline on see rekkamehe elu. Nõme on see, kui mõned kuskil parklas seisavad, siis niimoodi lahti on. No okei, et on vaja teha, jah, midagi teha ei ole, aga mulle siis ei meeldi niimoodi laiali riputada, aga siin ma seisan niimoodi siukses parklas ja puud on ees ja niimoodi toredasti on. Homme päev läbi on päike sealt poolt, aga see teine kõrge suur puu, see hoiab ka ära, siis korraks paistab päike peale ja siis edasi enam ei paista ja niimoodi ma siin nüüd tiksun kuni umbes pühapäeva öösel, mis pühapäeva, kuni reede ööse õhtu kella 10 kuskil vast.
Täna on neljapäeva õhtu. Nii näeb see siis autos seespoolt välja. Et täna võtan nagu lõdvalt öösel, vaatan rallit, siis magan. Ja kuna siin räägiti, keegi kirjutas kommentaaris, et mul auto jube puhas ja värk ei ole ta jube puhas, aga homme mõtlesin, et võtan ette ja teen vähekene sellise kõvema koristuspäeva, et päeval nagu nii midagi teha ei ole ja viskan matid välja, pesen põrandad ära ja siis on nagu midagi kasulikku ka tehtud. No niimoodi, nüüd tuleb see lubatud auto koristamine. Siin on näha, milline sita maja siin praegu on. Et ma katsun selle kaamera kuidagi niimoodi paika panna, et on näha, kuidas ma toimetan. Ja siis pärast see, et kui ma ei lobise need kohad, panen kiirega käima, et muidu see video läheb nii pikaks, sellest ega see koristamine pole naljaasi. Aga niimoodi, et siuke bardakk siin on, ei ole midagi puhast. Aga ütlen ausalt, nii kaua kui ma selle autoga sõidan, ma pole siukest mega pesupäeva teinud, et võtan kõik need vaibad, värgid siit seest välja, pesen põrandad ära ja vaatan, saab äkki auto ilusaks seest päriselt ka. Ja kõige nõmedam on see, et ma ise ei näe praegu telefonit, mismoodi see pilt peale jääb, et äkki see pilt jääb niimoodi peale, et ei olegi mitte midagi näha. Aga okei. Et kõige esmalt tuleb meil kõik kodinad välja võtta. See on prügikott. Vaadake, kui ilus roosat värvisin, nagu roosa vantel. Okei, uksega lukust lahti ja kõik asjad välja autost. Niimoodi. Nüüd hakkame tolmu imendama. Aga meil on muidugi tolmu imendamine, on tolmu puhandamine. Hakkame puhuma hoopis. Enne kui midagi pesema hakkama peame. Niimoodi paneme auto käima. Oi jumal. Õudne. Ja näiteks siin selle kella värki majandust, kuidas kõige kavalam puhastada on, et okei, vahel tuleb teda puhastada ka niimoodi, et ütleme, et pestagi, aga soovitan kõigile ilma igasuguse keemiata ükskord nagu teha hästi tõhusalt puhtaks ja kõige parem on kas klaasi pesuvahendiga või siis lihtsalt palja veega, et puhtaks, kuivaks ja ongi ja edasi sellise õhu sellega ja pintsliga, siis on kõik need nuppude vahed, värgid on puhtad, tolmu pole seal sees, sest need keemiad paned, need hakkavad mingil määral kleepuma ja tolmu juurde kiskuma ainult. Nii et mina teen niimoodi. Et ei ole siin midagi lillelist. Mul ongi klaasipesu vedelik. See on tegelikkuses kõige mõnusam asi. Teeb puhtaks ja ei kleepu pärast ja on igatepidi väga okei. Niiviisi. Nüüd on minu vana särk.
loomulikult see oli kõige lihtsam osa, see on kõige lihtsam osa, seda suurt pinda siin teha. Edasi hakkab kamm pihta, edasi on jama. Siia nurga tagustes igale poole koguneb seda tolmu ja see on nagu kõige rõvedam. Ja mis see tolm teeb seda, et muidu võid vaadata, et on auto ilus puhas nagu, aga siin mattide alla, kui see tolm tekib, siis see tolmpask, see hakkab haisema ja lõpus on niimoodi, et on siuke tunne nagu mingi vanamehe hais on seest. Oi. Aga ütlen ausalt, siis kui ma selle autoga sõitma hakkasin, sealt alates ma teda niimoodi nii põhjalikult ei olegi puhastanud. See on Poola ring, et see on siuke lühikene ja siis kimad ainult ja ei ole enam siuke autopede nagu vanasti olin. Et siis sain nagu kogu aeg punnitatud, upitatud, tehtud. Aga nüüd mõtled, et kui koju jõuad, siis mis kuradi koristamist, kohe asjad kokku ja koju puhkama. Klaasid ka puhtaks. Klaasid on kõige rõvedam asi, mida puhastada. Mulle ei meeldi absoluutselt. Ja kogu aeg tõukad edasi ja siis mingi kord sõidad, kui päike kuidagi loljakalt paistab, siis ei näe enam üldse midagi läbi. Niimoodi. Ütleme nii, et suur sitt on väljas, nüüd tuleb vaibad ja matid ka ära pesta. Ja siis ongi nagu peaaegu. See ei ole hästi tehtud, see on siuke kiirkorras, aga peaaegu ja selle kohta öeldakse, et parem kui mitte midagi. Et siit matide alt vähemalt on puhas nüüd, et muidu ma tundsin, et eriti palav on, auto päikse käes kuskil seisab, tuleb autost sisse siuke kuradi vanamehe hais on sees, et vähe oli ise mõtlesin, kurat küll, et kas ma ise niimoodi haisen või mis kuradi värk see on. Aga see on sellest tolmust tuleb. Nii et vot nii. Nii et siuke asi ka veel ja siis saab video valmis, teil tore vaadata. Mina ka jälle happy, et sain teile näidata ja nii lihtne see ongi. Ja ärge unustage siis ära, et tuleb väikest haipi teha ja pöialt panna ja kellele väga meeldib, see paneb seal super aitäh mulle ja kui kellelgi on üleliia, tahab härra amatöörile väikse kingi teha, et siis võib olla kasutatud, et see GoPro kaamera oleks nagu väga hea kingitus.
ei pea olema kõige uuem modifikatsioon, aga lihtsalt mul ei ole tõsiselt endal ressurssi seda osta. Nii et vot nii, las ta siis olla, nii et toredat vaatamist ja video, ma ei tea, kas ma lõppu panen või tegelikult ütlengi teile, et lihtsalt selle, kuidas auto sõidab selle muusikaga, selle ma panen lihtsalt eraldi videona üles, kes tahab, siis vaatab sealt niisama. Et ma siia kokku enam ei pane, et muidu läheb see asi nii pikaks aga ma vaatasin, see on ilusad toredad kohad tegelikult, et las olla, ma panen niisama muusika taustaga. Et muusika taustaks panen sinna ilmselt S-Line'i lood ja siis on tore, ma arvan. Nii et ilusat vaatamist kõigile.